Pere. See on nii raske küsimus, sest et mulle meeldivad nii paljud asjad selle asja juures. Olgu. Lähed õhtul koju ja mõtled, täna oli tore päev, et täna oli hea huumor. 3-2, ma ei tea. Ja ta on ikka restoran selles suhtes, et meil saiakesi ei ole. Mis ma tegema pean? Aga siis ta lõpuks ikkagi tuli mulle juurde ja ütles, et pane mulle 4 tselli tekiilat. Kuidas sa siis teed? Kui ilus objektiiv. Ines, ma töötan Ülo restoranis. Telliskivi kõige kuumemas kohas. Ma olen selle koha perenaine. Täidan peakoka kohustusi. Töötan kokkana külmas sektoris. I do lots of dishwash and helping out in the kitchen, helping out the chefs. Ja ka nüüdsest vahetsa vanemana köögis siis. Ametinimetus sotsiaalmeedia spetsialist. Kui mina olen majas, siis mina vastutan. Aitan uusi meil välja koolitada, tean küsimustele vastuseid. Jälgida, et kogu tiim töötaks nagu kellavärk, juhtida protsesse. Minu tööülesanded on hoida külalisi rõõmsalt ära. Pakun neile süüa, juua, aga loodetavasti ka head seltskonda. Jääks selline tore mälestuse kogemus sellest kohast siis, et nad tahaksid ikka tagasi tulla. Helistati eelmine suvi. Hei, kas otsid? Tulin proovipäevale. Rahvas oli fantastiline ja läks ainult 2,5 tundi aega, kuni mind võeti tööle suurde Ülo peresse. Ülas oli mingi üks koht on nagu vaba. Kas keegi tahad? Uus töökoht, uued põnevad sõbrad. Ja ma ütlesin kohe mingi 1 sekund pärast, siis mina tahan. Ma nägin kevadel nende Facebooki lehele töökuulutust ja see kohe tärgatas minus huvi. Proovipäeval ma sain tõesti tunda seda mõnusat atmosfääri, mis siin Ülo restoranis on. Ja ma tunnen, et Ülo väärtused ja eesmärgid ja see, kuidas me tahame nagu külalisele pakkuda, et see väga kõnetab mind. Juba proovipäeval ma sain aru, et mul on nii palju õppida. Mul on midagi uut antud kätte, mida ma ei taha lahti lasta. Ma isegi ei mõelnud selle peale, et kuskile mujale proovida. Mul tõesti ei tulnud mõtteski. See oli kõik nii tore lihtsalt. See on hea lugu. Sõnaga läksin siis mina sügisel kooli. Tutvusin seal tüdrukuga Kaisa-Leena. Kaisa-Leenaga käisime tihti Ülos õppimas ja Kaisa tegi siis sama tööd, mis mina teen praegu. Ja kuidagi läks nii, et elu mängis sellised kaardid, et väga loogilist käiku pidi sain mina siis Kaisa positsiooni nii-öelda. Kõige rohkem siis see, et mis mu enda kogemus Üloga oli. Sellest jäi nii tore kogemus, et ma mõtlesin, et tahaks olla ka see inimene, kes jätab siis kellegi päeva sellise hea tunde ning teeb nende päeva kuidagi paremaks või tõstab nende tuju. Kõige lahedamad päevad on ikkagi need, kus sa saad kontorist välja ja sa saad oma meeskonnaga koos teenindada, sa saad nendega koos teha, sa saad lihtsalt rumalaid nalju teha, sa saad näidata, et sa tead, millest sa räägid, sa saad nagu hingata seda enda sisse, kui palju nad on arenenud ja vaadata neid ägedaid külalisi ja suhelda ka nendega. See, kui külaline on õnnelik ja kui külaline ütleb, et aitäh, mul oli nii tore kogemus kogu tervikuna, et toit oli tore, koht on tore ja teenindus oli väga tore, et siis see on minu jaoks kõige suurem rõõm. Inimesed, nii töökaaslased kui ka külalised ja toidud, ülihead toidud on. See, kui me teeme mingisuguseid lahedaid nalju seal baari leti taga, et sa pärast mõtled, lähed õhtul koju ja mõtled, täna oli tore päev, et täna oli hea huumor. Kõige rohkem need inimesed, et mulle väga meeldib suhelda inimestega. On nii palju toredaid inimesi siin kohanud ja nendega jutustama jäänud, et pärast ongi kohe siuke tunne, et ma ei tea, kas tahaks nutta või naerda või mõlemat. No ikka rõõmupisarad, sest et niivõrd tore oli näiteks siin samas lauas. Tutvusin 3 naisega ja lõpuks meil jäigi siuke see idee, et me teeme lausa Facebookis grupi chati ja hakkame seal rääkima, et kui nad tahavad külla tulla, siis mina pean kindlasti tööl olema. Ja siis mul oli küll siuke tunne, et ma hakkan pärast nutma, sest et lihtsalt nii armas oli. Sul tuleb nagu mingi külaline, kes ei ole väga rõõmus, nagu natuke kinnine ja siis on nagu õhtu jooksul tunne, et kuidas ta nagu
lahtub sinu ees. Aga mul on olnud mitu korda ikkagi niimoodi, et inimene, külaline, kui ta lahkub, siis ta on nagu palju-palju paremas tujus kui siis, kui ta tuli. Ja see on täiega lahe. Mulle meeldib noortega töötada, ta on teine energiat, nagu ta mõtleb teistpidi üldse absoluutselt nagu mina. Mõtlesin, okei, siis võib-olla nemad on õige kui mina, siis ma natukene liigun, no niimoodi. Ma arvan, et see, et ma saan hästi paljude inimestega rääkida ja nendelt midagi õppida ja avastada. Siis kui sa oled suure laua jaoks teinud mingi 3 käiku toite, teenindajaga koostöö sujub hästi ja rahvale meeldib ja samal ajal ka see, et mitte keegi teine klient ei unarusse selle pärast, aga lihtsalt see tagasiside, see töö, mille eest sulle palka makstakse, sa saad kiitust selle eest ja just klientidelt. Ja no loomulikult juhatused ka. Kui need on need rasked päevad, lähed koju, et enam-vähem läks kõik korda, siis tegelikult oled hästi uhke selle üle, mis sa saavutanud oled. Ma olen hakanud arvama ära külaliste soove. Ja ma näen, et nagu mõtlevad mu midagi enam-vähem aiman ja ma ütlen neile täpselt need asjad, mida nad nagu ise tundsid, et nad tahavad. Ja nad on nii rõõmsad selle üle, kui selline asi juhtub ja endal on ka selline vau. Ma arvan, et kõige raskem on need hetked, kus mul on endal vaja näiteks mingisugust tellimust sisse lüüa ja mul on 3 inimest ümberringi, kes küsivad mu käest küsimuse samal ajal. Seda multitaskingut teha, mis sellega kaasneb. Ma vahepeal mõtlen, et issand jumal, kuidas ma sellega täna toimu tulin. Lauas mõne pudelikorgi avamine või midagi sellist. Kardan veits seda pauku. Ma tean, et enamasti seda pauku ei tule, aga mul on endal küll see siuke värin sees. Kõige raskem on inimsuhted. See piitsa ja prääniku andmine, et see on nagu päris suur väljakutse. Kõige rohkem kurvastab see, kui sa annad endast nagu 120% ja siis juhtub midagi, nagu see on hullutama. Koristamine. Mulle ei meeldi väga koristada. Mul on selline nagu spetsiifiline perfektsionism ja see minu perfektsionism mõnikord on segab mulle. Mul on vaja niimoodi ja niimoodi. Teised inimesed teevad mingi teistpidi ja mul on esimene päev natukene raskem. Aga kui ma tulen teise päeval, see on üldse vapustav päev. Oi, kas ma peaks kõik nimes hakanud nimetama? Ma ilma naljalt ütlen, et kogu mu meeskond ongi minu eeskuju, sest et kui nad ei peegeldaks mulle tagasi, siis ma arvan, et ka minu areng jääks seisma. Johanna, sest et tema on lihtsalt nii palju õpetanud ja selliseid väikseid nippe andnud mulle, kuidas hakkama saada. Elo, ta lihtsalt teab kõike. Mul on selline tunne, et ta teab tõesti kõike. Ja ka Merlin, sest et midagi oskab nagu maandada. Merlin on meie emme. Tema meid siia valinud ja kasvatanud on. Triin Brigitta, sest et ta on nii tore inimene. Kõik, mis ta ütleb, on nii hea ja tore. Ja ta on hästi huvitav ka, nagu temaga rääkida on väga tore. Ma arvan, et Sass ja ka Elo, 2 siukest põhitala, mille peale toetuda. Vankumatud, see ongi nagu peres vaata. Mind inspireerivad inimesed, kes hästi organiseeritud, hästi siuksed nagu teravad. Siis on meie üks osanik Ville Jää. Väga tänulik Ela, et ma ei osanud mingi internetis teha tšekid, kui meil on seda Wolti. Ta on nii rahulik, selgetab mulle veel ja veel. Pealeeg tuleb nagu see oma vabal päeval, see ära muretsed, ma tulen ja siis ma näitan sulle ja see on nii vapustav. Johanna, ta on inimesena nagu selline, kes ma sooviksin nagu tulevikus olla. Johanna on hetkel olnud, ma arvan, minu suurim eeskuju. Ja ma olen väga õnnelik, et ma olen nagu saanud temaga palju töötada ja kiival nagu õppida ja areneda. Love. Yeah, love. Yeah, that's to be very unique. Love.
And to go in a wider perspective, they are all so awesome, from those who have come and those who have left and those who are still coming. It's, as I earlier said, that the culture of the people, it's like so welcoming. I wouldn't wish for any other place than here, because there are so many other opportunities that I've had that would have warranted me to live, but it all depends in your happiness, because if you go somewhere where you are not happy, then you find that you're still lacking in some certain aspects. So there is this love atmosphere which surrounds Ulo, and within the staffs and the way they welcome our guests is like so awesome. It's really amazing, really an amazing feeling. Minu jaoks on Ülo selline, ma olen seda väga palju külalistele ka tegelikult rääkinud, siuke hing siin majas, kui me tegelikult nagu teda tegelikult võib-olla ei eksisteeri, aga kes on siuke hing, kes siin käib ringi, hoolitseb meie eest ja kus nagu, kes tahab, et kõik oleksid head ja õnnelikud ja et kõigil oleks siin hea olla. 50-aastane, hõberepadne, habe on ilusti lõigatud, ta ei lase sellele lihtsalt kärna minna. Jalg üle põlvele ongi, et elu on ilus. Siuke mõnus nunnu vanaisa, kes teeb sulle alati nagu pakub neid kõiki saiakesi ja teeb head suppi näiteks või kuidagi nagu selline hästi nagu aitab või abistab ja nagu see on kodu. Ma ei oskagi rohkem midagi selle. Võib-olla kõlab natuke nagu juustused, aga ongi siuke pere, et ei ole lihtsalt nagu restoran ja töötajad, vaid et ongi ikkagi nagu siuke kogukond. Et seda kindlasti koht, kuhu tulla. Ja ma arvan, et ma käin küll kogu aeg tagasi vaatamas, mis siin toimub ja kes on uued säravad inimesed, kes siia valitud. Ma arvan, et ma tulen siit energiat ammendama nendelt uudelt inimestelt siis. Miks ta peab? No ta ei pea. Teenindus, ütlen ausalt, meil tüdrukud on hästi nii-öelda välja õpetatud. Miks minnakse üldse välja sööma ongi ju, et sind teenindatakse, et sa ei pea mitte millelegi muretsema. Sa lihtsalt muretsed sellepärast, et ongi kelle ma kaasa võtan, et see oleks tore aeg. Ja kõik ülejäänud on teenindajate teha ja nad teevad nii hästi oma tööd. See on see, mida mina hindan, kui mina lähen käin väljas. Ma arvan, mõned mu toidud on päris head. Ma ise olen täitsa rahul. Teine pool muidugi on see mõnus atmosfäär ja see, et siin saabki nagu vabalt võtta. Ja kuidas siin särasilmised tüdrukud hetkel üks poiss vastu võtab. Ongi siukene vahetu, sõbralik, lugupidav suhtumine külalistesse. Mulgi olnud niimoodi, et mul ei olnud väga hea päev, tulin siia ja oli väga tore teenindaja ja pärast oli parem olla kohe. Aga miks? No, kui tuleva, siis meil on palju tööd, palju rõõmu ja palju rohkem palka. See on enda... Tulge siis me saame rohkem palka. No, tegelikult ja. Ja. Väga hoitud. Ja. Ma tunnen küll. Ja. Muidugi kõige lihtsam on see, kui seda sulle kohe öeldakse. See üleüldine suhtumine, et sa saad aru, et see, mida sa siin majas teed, see loeb, et sa tunned seda enda sees ära, kui sa oled hoitud. Et siin majas on see paigas, ma tunnen. Ma olen väga hoitud. Isegi kui ma vahel tunnen, ei kuula mind või kuidagi nagu millest ma räägin või et kõik on nagu laiali või siis see muutub väga kiirelt, et keegi mind kindlasti kurvana ei taha näha, sellest ma olen aru saanud rääkimata kurjana, et ma olen hoitud, ma tunnen seda. Ma arvan, et siin on kõige targem rääkida mul isiklik lugu. Miks ma tunnen, et ma olen hoitud, on see, et ma olen ise ka hetkel tegelikult oma elus sellest aegust, et ma ei tea, kuhu täpselt edasi, kuhu ma minemas olen. Ja ma tunnen, et ükskõik mis saab, Ülo on mul selja taga olemas ja Ülo hoiab mind. Ma ei pea kartma seda, et ma kuidagi jään kusagile hammasrataste vahele või et jään kuhugi kaugelest, et ma tean, et mul on alati koht, kuhu tagasi tulla, kui mul on selleks soovi.
ma arvan juba see, kui ma näiteks siit uksest sisse astun, et mind tervitatakse rõõmsalt ja kui ma näiteks mõtlen, et okei, et ma nüüd tahaks teha mingit asja, et siis kõik on ikkagi nõus, et ei olda niimoodi, et mis asja. See õhtu lõpp, kui kõik on nagu tehtud ja korra istutakse maha ja siis räägitakse kõigest ja visatakse nalja kõige halva ja hea üle, mis on päeval olnud, siis see on võib-olla see hetk, kus sa tunned, et oled hoitud. Ja see peitub väikestes asjades. Kui keegi pakub sulle kohvi või teeb oma peretoitu või küsib, kuidas sul läheb 10. korda päeva jooksul. Tunnen seda hoitust sellest, et see üldine õhkkond on niisugune meeldiv ja mõnus, et siis on siin hea olla, et hoitud. Ja see oli ka üks aspekt, miks ma siia tagasi tulin, et eks siin on ikkagi niisugune mõnus õhkkond. No näiteks, kui ma teen mingi kas kommentaari või mingi soovituse, vahetasime vanem sast, näiteks on, et ma olen sinuga nõus, et ongi tunnen, et ongi siuke tiimitunnetus on, nagu just, et kui võetakse kuulda, see on see tunne, mis paneb mind kindlana tundma. See, et Elo küsib kogu aeg, et kuidas sul läheb, kas sul on kõik hästi, kas sul on kõik hästi, kas sa vajad kalli, kas sul on, ja siis see on täpselt selline, et mul on kõik hästi, aga nii armas, et sa küsid. Me ei ole kunagi eraldi. See on nii lahe, ma ei oleks kunagi arvanud, et ma lähen vaatan sealt piilun üle nurga ja olen mingi tšau sais, kuidas läheb või siuke nii tore või me just rääkisime väljas Alice'iga ja lihtsalt nii naljakas oli, sest et ma ei suutnud naeru lõpetada, sest et Alice on nii naljakas ja ma tunnen, et see on nii tore, et kuidagi täiesti 2 erinevat maailma, 2 erinevast vanuses juba ja ma saan nii hästi suhelda. Iga kord, kui toit tuleb, siis räägime natukene, vahepeal käid sealt läbi, siis puutud kokku näiteks ühe vahva neiuga, kes seal laulab vahepeal erinevaid poplaule. See on imeline, kuidas meie kallis juhataja oskab valida siia inimesi ja kõik on täiesti erinevad. Aga selline klapp on kõigil. Kõik on oma moodi vaata, aga kõik on huvitavad inimesed. Tallinn tundub, et Tallinn on piisavalt suur linn, et ära kaduda, aga samas kõik jõuavad ikka ülosse lõpuks. Ja ma olen ka seda mõeldud, kõik sobivadki päriselt hästi ja kõik et minu arvust isegi ma ei kujuta ette, et oleks mingeid pingeid väga. Mina olen lihtsalt valinud inimeste teed, et nemad on kõige olulisemad ja ma panen kogu oma rõhu sinna, sest ma tean, mis välja tuleb, kui ma saan inimesed oma parimas kuues. Ma arvan, meie töötajad on väga mõnus, et mõlemal pool seda rohelist seina, mis tihtilugu on niisugune suur kivimüür, ehk siis köök ja teenindus. Aga algusest peale, kui ma hakkasin seda meeskonda looma, siis oli ma niisugune eesmärk või natuke võib-olla unistus, et saaks selle köögimeeskonnaga kuidagi niimoodi komplekteerida, et need inimesed ja see meeskond tervikuna oleks niisugusem avatum keskpärasest köögimeeskonnast. Inimesed ei oleks nii kandilised ja nii küüdanukid püsti ja ei oleks niisugused vihased piraadid, kes üksteist igale poole saadavad ja kliente saadavad igale poole ja et oleks niisugust inimlikkust. Hooli enda inimestest. Nemad on need, kes annavad selle hinge ja vaimu sinu kohta. Neid külalisi küll tuleb ja küll saab, aga kui sul ei ole seda paketti, millega neid vastu võtta, siis need külalised ju tagasi ei tule. Koos viibimised, kas või meil täna minu sünnipäeva puhul on terve meeskonnaga, et nad on väga olulised, sest et nad toovad seda meeskonda palju rohkem kokku. Hoidke oma töötajaid, sest nemad on... Töötajad on need, kes hoiavad seda kohta üleval ja et ilma ongi oma töötajate ja töötajateta see koht ei, see on lihtsalt maja või see on lihtsalt ruum, kus sul on köök ja saal ja that's it. Ja kui sa oma inimestest ei hooli, siis see paistab tegelikult kõigile välja. Ma arvan, et nad peaksid helistama Merlinile, Merlin Lükk ja siis küsima, et kuidas tema enda meeskonda valib. Sellepärast, et mina ei saa aru sellest, see on midagi täiesti kirjeldamatut ja ma arvan, et mitte keegi teine ei saa aru sellest ja võib-olla peaks üldse tema valima kutsuma, lihtsalt see töö ära teha lasta ja siis juba tegelikult võiks lihtsalt kõik tööd teha lasta.
kuna ma olen ise teinud seda tööd kohe ma olen seda tööd teinud 16-aastaselt peale ja kui ma vaatan tagasi, mis olid need kõige raskemad kohad selles töös, kui sind lihtsalt visati vette ilma, et sa oskaksid ujuda või keegi ei tunnustanud sind, kuigi sa andsid endast lihtsalt nii palju ja ei märganud võib-olla selliseid asju, et lisaks veel sinna võib-olla selline karm kodukasvatus ka, et siis ma tunnen, et nüüd, kus ma seda tööd teen, et ma saan olla see juht ja see inimene, kes ma tahaksin, et oleksid minu lastega või minu õdede-vendadega või et ma saan kõike seda siin teha ka juhtides mingit kohta, et ma ei sea endale selles osas piire, et ma otsin inimesi, lihtsaid, siiraid, armsaid inimesi, kes millegipärast ei saa võib-olla endast seda 100 välja anda, sest et neil on mingid kompleksid. Ma tahan need leida üles ja ma tahan neile öelda, et te olete vist kõigeks võimelised ja ma tean, et ma leian need kohad üles. What?